Tere hommikust Paidest ja Paides oleme põhjusel, et esiliiga B-s ootab Paide linnameeskonna U21 satsi mängupäev. 6. vooru raames sõidame Tartu Kaleviga mängima. Akadeemia kutid on juba minu selja taga olevas Mobire bussis istet võtnud selleks, et 3 punkti järgi Tartu Kalevi vastu siis minna. Tartu Kaleviga seob meid niisugune äge fakt ka veel, et seal sammuses bussis on istet võtnud 4 kutti, Robin Kool, Henri Lehtmaa, Kristjan Käärmann ja Romet Lipson, kes on selle jalgpalliklubi taustaga. Nii et Tartu Kalevile aitäh selle eest, et see koostöö Jalgpalliakadeemia noorte siia jõudmiseks on olnud niivõrd ludinal ja sujuvalt kulgenud. Tule tee meiega see äge päev kaasa. Läheme võtame Mobire bussis istet, meid ootab tunnine sõit endisesse kultuuripealinna ja jääme siis ägedate uute juttude ja kogemuste ootele. Läheme kaasa. Wanted music, we got it. Pealtreener Rouba, oleme teel Tartusse ja mängime 6. vooru raames siis esiliiga B-s Tartu Kaleviga. Räägi, mis mõtetega mängule suuname ennast ja mis meil hetkel tabeliseisud ja kõik muud teemad siin aasta alguses räägivad. No tabeliseis on selge, et Tartu on praegu teisel kohal ja meie oleme 8. või 7. Et me oleme saanud 5 mängust 2 võitu ja 3 kaotust. Et suures pildis läheme nagu ütleme positiivses toonis. Et viimase mängu suutsime võita ja näeme, et me teeme nagu arengut. Aga Tartu ütleme niimoodi, et Tartu on niisugune huvitav võistkond, et neil on hea kooslus noortest ja vanadest nagu seal, et selliseid asja vastu on alati nagu raske mängida. Selles mängus ka meil on nagu esinduses ka õnneks abi olemas, et paar vanemad mängijat, et aitavad nagu noortel nagu paremini hakkama saada, sest et paljud noored on ikkagi teevad esimesi samme nagu meeste jalgpallis, et tase on korralik ja iga mäng on niimoodi, et pead maksimumi välja panema, et kui nagu mäng tuleb kehvemini välja, siis on ka kaotus, et väga palju nagu eksimusruumi ei ole. Et see on nagu ütleme poiste jaoks nagu hea väljakutse. Georg, liiga palju sind roolis segada ei taha, aga uue Mobire bussiga sõitmine väärib intervjuud sellegi poolest. Palju sul kilomeetrid kogunenud on selle uhke masinaga juba? No üle 10 000. Kuidas nüüd esimesed 10 000 kilomeetrit kulgenud on? Kas tunned ennast selles rollis, selles istmes turvaliselt, mugavalt ja hästi? No väga mõnus buss on, jah. Sul on siin selle bussiga küll vedada fänne esindusmeeskonna mängule ja siis akadeemia noori loomulikult võõrsil mängudele ja nii edasi. Räägi, kumba eelistad, kas sellist lõbusamat sõitu fännidega või siis professionaalses sõõvkonnas akadeemia noortega sihtpunkti sõitmist? Eks kõik tuleb ära teha, see on minu töö praegu. Ega mul ei ole vahet, tähendab, ei ole keegi nüüd, kellega ma ei taha sõitma minna. Kõik on ju jalgpalliga seotud ja toetavad ja aga rahul selle tööga praegu. Väga hea. Nii kutid, me oleme Tartusse jõudnud tutvustada seda konkreetset ruumi, kus me hetkel oleme. Kas see on see, kus te olete oma jalgpallilised põhitööd ja riietevahetused ja kõik muud asjad nooruspõlvest teha saanud? See vastab tõele, tavaliselt oleme seal üleval olnud natuke suuremas selles, et vastased saadetakse keldrisse, aga nüüd on see päev saabub, kui ise oleme keldris. Mis tunne keldris olla on? Kas selles mõttes ikkagi pigem positiivne, et täna tõmbate Paide linnameeskonna logoga särgi selga ja lähete 6. vooru raames siis esiliiga B-s punkte võtma? Jah, positiivne ikka, et loodame võitu saada ja anname endast parima. Kristjan, mis tunded sul sees hetkel on? Tõmbad endale rannetele teipi peale ja valmis murule minema endise koduklubi vastu? Ütlen nii, et olen päris elevil, et mina küll taliturniiri nende vastu mängida ei saanud, aga nüüd on perfektne aeg ka revanš võtta. Et seal saime küll pähe, aga täna loodan, et on teine seis. Maja peal kindlasti jooksnud paljudele tuttavatele nägudele juba otsa. Mis emotsioonidega teid siin kodulinnas vastu võetakse? On ikka positiivselt, et
soovime edu neile tänaseks mänguks ja ma pakun, et sama teevad ka nemad meeldine, et ootame head mängu lihtsalt. Okei, aga laseme teil rahulikult edasi valmistada ja edu siis peaaegu algavaks mänguks teile. Feels like the first time I made time in a minute. Rock with it, I'm in attendance. How could we clear feelings aside? I gotta match the fires to the flame. The feelings just got attached. I got the days fall, the straight fall away small. The waist started dancing on me. Had to take you back home. Time moving slowly, fast forward. Tartu Annelinna kunstmurustaadion minu selja taga juba on 22 andekat jalgpallurit enda peal võõrustamas. Minut on 18, nagu tabloo ütleb, ja hetkel veel nullid püsivad. Esindusmeeskonnast on meil tegelikult appi saabunud selleks mänguks 4 mängumeest. Seal on Koe, Juhkam, Kiik ja Tubatšits, kes siis aitavad akadeemia baasile natuke omalt poolt kaasa, et saaksime 8. tabelirealt ehk kõrgemale tõusta. Positiivne on see, et rahvast on mängule tulnud väga palju. Ilmselgelt põhjuseid leiab ka sellest, et nagu varem ka mainitud, siis 4 akadeemias õppivat noormeest on tegelikult Tartu Kalevi koolist pärit. Et vaatame, kuidas see mäng siin sündmuste näol edasi areneb ja hoiame pöödlad peus, et omad saaksid siit 3 võidupunkti endale kätte. Naudime! Ees ei tee vigas! Ees seal! They are losing the ball, then immediately run back, and now so kick second ball in midfield all the time. You have to win second ball, then play these balls. Henry, you have to be ready that moment. We stay calm and we hold it, okay? But when the transition moment comes, then we must act like a scalpel in operation. Vahetada midagi, pigem las reisib teha, kui kool tahab vahetada, siis jätta seda. Ma olen igaks juhul. Edo, võist! Võik kinni! Kus võist? Tule kaadi ka, pane eluga! Selliseid asju olla mehed! Arkaadi lähed ümber 9 peale. Jaata juba jaata. Ikka veel! Teil ei ole protokolli. Oli niimoodi. Lõpuks enne. Pood rühal. Niimoodi saame 20, kui me niimoodi mängime, sellise suhtumisega. Tartu Kalevi peatreener ja juht ühtlasi Kalmer Kaasik. Me oleme äsja lõpetanud mängu siin Annelinna kunstmurustaadionil teie võiduga 5-0, palju õnne selle eest esmalt.
Mis tunne oli näha omaenda kasvandit täna küll teise logo ja vormi sees, aga sellega poolest siin tagasi kodulinnas? No ju kõige tähtsam on, et ju ikkagi nagu, et nad jalgpalli juures on ikkagi rõõm on. Et hea läbisaamine ja poistega ennem ka sai suheldud. Ja tähtis on see, et nad jalgpalli juures astuvad samme edasi ja need on täna nende valikud ja selles mõttes meil ei ole siin rohkem midagi kaasa. Kuidas sul selle esimese õppeaasta vältel olnud on? Kas poisid on mingil määral tulnud ka koduklubi endise treeneri juurde mingite nõu ande küsimustega või kas oled ise saanud kaugelt või tundnud vajadust suunata? No, pigem ei ole selliseid asju, et ikkagi nemad teevad nüüd juba seal Paide keskkonnas tööd ja pigem sellised suhtlused, et kui nad siin koondise valikus olid 2 poissi, et siis ikkagi nagu mõne sõnaga rääkisid, mis läks. Aga ei, ma ütlen veel, et eks ikkagi mina täna hetkel väga enam segada ei saa. Nemad teevad juba oma teises klubis tööd ja lihtsalt hoian pöialt, et neil nagu hästi läheb. Ja minu teada ka Henril on seal tublisti läinud, et on teinud Premium-liigaga trenni ja selles mõttes on nagu rõõm. Et väga hea rõõm igal juhul, et nüüd just jalgpalli ja nad püsiks seal. Kuidas sul potentsiaalselt edasiste huviliste puhul, kui näiteks enda klubist või mis tahes muust Tartu klubist Paide suunas noormehi liikumas oleks, siis kuidas ta tegelikult konkureeriv jalgpalliklubina tunnetuslikult on? Kas see on segav faktor see, et Paide saadetakse oma akadeemiasse või tegelikult üldise Eesti jalgpallikultuuri paranemise mõttes positiivne? No, ma olen seda nagu mõelnud, et kui ma võtan ikkagi proovin panna nagu Paide seisukohta, siis see on Paidel ainuõige otsus, et nad sellist asja tegid. Minul meeldib ikkagi vaadata noorte töösid täna klubides ja hinnata neid asju, et tegelikult on aru saadab, et sulle ei tule lihtsalt, kas on erinevad spordialasid ka seal, et saada ikkagi seda treeningkeskkonda, see on number 1 ja täna on see, et iga mängija, kes kuhugi tahab liikuda teise klubisse, meil on ikkagi selline mahaistumine ja vestlused ja plussid ja miinused ja kõik tuleb nagu minu ülesanne neile anda sellist infot, et mis võivad olla, mis sind ootavad, nii edasi, kodust eemal, ühikaelu, nii edasi. Hüva, aitäh sulle Kalmar intervjuu eest ja tänase võõrustamise eest samamoodi. Aitäh teile. Tänud ja edu teile esiliiga B-st tänavusele. Kõik head, edu teile. Assistant coach Daniel Polufer. Today we lost 5-0 here in Tartu. We were left with one man deficit in the end of the first half, so obviously the second half was a difficult one for us to compete with. Your insight after the game right now has ended. Yeah, first we knew it's going to be a hard game against one of the best teams in the league. But pity the first 20 minutes, I think we create a lot of clear chances to score 1 or 2 goals with Geye and with Joshua as well, in outer channels, find that 2 against 1 against that right back. But after that minute 30, with one player less, like you say, it's so hard play against that kind of teams. They are, so compact, 4-4-2, and in the second half, I think we have not even option to compete. Looking to the very near future, we are opening up a second flight for the academy as well. Your maybe recommendations or ideal plans for the upcoming people that are coming to join the academy as well? What the big plan for the academy is? So the big plan is create a serious structure, not only inside the pitch as well outside the pitch. Create all that facilities, create all that work environment that gonna get to Paide that step forward and compete with comparing with Badia or Flora, have one of the best academy of the country because the first team is fighting for the league. It's fighting for be the best team in Estonia. So we should, have that mindset as well to one step forward and compete with that Tallinn clubs because facilities and professionals that are inside the club, we can do it. All right, thank you, Daniel, and on we go next week. Aitäh, thank you. Aitäh. No nii. Sportliku sorti pühapäev lõpeb siin, kus ta hommikul vara pihta algas ehk et Järvamaa kutsehariduskeskuse ees. Bussijuht Georg tegi Mobire bussiga edasi-tagasi tiiru Tartusse ära. Kutid on oma kodinad kokku korjanud, läinud ühikatuvadesse puhkama, menetlema ja analüüsima, et kuidas ikkagi täna siis 5 tükki tuli selja tagant välja võtta. Aga ei hullu, sellised kogemused karastavad nii inimesena kui ka sportlasena, nii et liigume aga sellest taktis ja rütmis, et tuleb uusi mänge meil veel 30 tükki see hooaeg ja saame need punktid sinna tabelisse ilusti kirja ka.
Olulistest kuupäevadest rääkides, 25. aprill on akadeemiasse eelregistreerimise lõpp, nii et kõik tüdrukud, kes tahavad asuda esimesse lendu õppima ja need poisid, kes tahavad asuda teise lendu õppima, siis pange aga nimed kirja, lingi leiate siit alt descriptionist. Olulistest kuupäevadest veel rääkides, siis maikuu vältel teeme ära eelregistreerunute listi põhjal sportlikud katsed, siis 19. mai kuni 10. juuni, on toimumas SAIS-i kaudu siis registreerimine ametlikus vormis ja 12. juunil juba Järvamaa Kutsehariduskeskus võtab juhtimise üle ja kõikide huvitunud isikutega, kelle sportlikud katsed samamoodi edukalt on läbitud, toimuvad siis vestlusvoorud. Nüüd sai vist kogu info oluliselt teile edasi antud, toimime sellele vastavalt ja näeme loodetavasti kõikide andekate, toredate noortega, kes tahavad ühildada suurepärase haridustee, suurepärase sportlaskarjääriga, siis õige pea juba siin Järvamaa Kutsehariduskeskuses. Olgu, tšau!